Isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial teal see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truiks surmani. Mul kõige armsam oled sa. Ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis Isamaa. Kallid Paide Gümnaasiumi lõpetajad, head kolleegid, kallid külalised nii siin saalis kui ka kodudes. Rõõm on teid tervitada Paide Gümnaasiumi teise lennu lõpuaktusel. Head lõpetajad, 3 aastat gümnaasiumis on teil nüüd selja taga, edukalt selja taga. Võite olla uhked ja rahulolevad, et olete edukalt ühe teekonna lõppu jõudnud. Kui pisut meenutada, siis see teekond ei ole olnud just tavapärane. 3 aastat tagasi algas enamusele teist gümnaasiumi hariduse teekond, kas siis Paide ühisgümnaasiumis või endises Paide gümnaasiumis, üksikutel ka mujal. Kui gümnaasiumisse sisseelamissagin esimesel aastal mööda sai, jätkus teie koolitee juba tänases Paide gümnaasiumis. Osad teist valisid teadlikult õpingute jätkamiseks tänase Paide gümnaasiumi. Osad või enamuse teist tõstis Paides läbi viidud koolireform aastaid tuttavast koolist täiesti uude ja veel tundmatusse kooli. Suur muutus tekitab alati segadust ja teadmatust. Etteaimatav koolikultuur asendus harjumatuga, teistsugusega, mille tundma õppimine võttis paratamatult aega. Gümnaasiumi viimane aasta algas küll juba tuttavlikult ja ehk ka rahulikult, kuid lõppes ometi mitte koolis, vaid üksi kodudes õppides. Harukordses olukorras, milles keegi teine sarnasel viisil ei ole veel varem pidanud kooli lõpetama. Aga selliselt ettearvamatu meie elu vahel ongi. Me võime leida end olukordadest, mida me ise enda jaoks ei ole valinud, alati ei õnnestu neid vältida või sobivamat valida. Sellel hetkel me võime vaid otsustada, kas anda alla, seisma jääda, vastu võidelda või hoopis õppida nägema võimatutes olukordades uusi võimalusi, saada ise meid mõjutavas keskkonnas oma sõnade ja tegudega muutuste loojaks, leida üles meis kõigis kusagil peitub loovus ja leidlikkus, aga ka kannatlikkus ja püsivus. Ja siis, sõltumata juba konkreetsest olukorrast või sellest, kas me oleme ise need valinud või on meid sinna pandud, liikuda jätkuvalt meelekindlalt ja rõõmsalt oma unistuste ja eesmärkide poole. Eesmärkide poole liikumist võiks võrrelda jõe ületamisega ja teekonnaga selles. Hästi inimlik on proovida ja soovida võimalikult kiiresti ja valutult teisele kaldale jõuda ja otsime seetõttu kellegi teise ehitatud silda
või vähemasti mingisugustki purret, millel õrnalt tasakaalu hoides vähemasti kuiva jalaga kohale võiksime jõuda. Kuid mulle näib, et eesmärkide suunas liikumine on pigem nagu kivilt kivile hüppamine oja ületades. Järgmise parima sammu leidmiseks on vaja pidevalt ette mõelda ja aeg-ajalt sobiva sammu tegemiseks seisatada, edasi minemiseks hüpata korraks kõrvale, võib-olla isegi natuke taha, et siis jälle eesmärgi suunas liikuda. Sillaületajale võib selline liikumine näida pisut koomilisena, võib-olla isegi mõistetamatuna. Aga meie ise teame, et eesmärgi suunas liikudes me õpime oluliselt rohkem tulevikuks vajalikke oskusi ja nii oleme tihtipeale sillaületajast paremini valmis meid paratamatult tabavateks ootamatusteks. Elus ju nii juhtubki. Olgu see siis meil edasistes õpingutes või tööelus või tegelikult lihtsalt elus. Ja veel enam, mida suurem või ainulaadsem on teie poolt valitud eesmärk, seda vähem leidub nende saavutamiseks juba varem valmis ehitatud sildu. Enamasti ongi kaldal ühel hetkel vaid üksikud kivid. Ja nii võib ühel hetkel teist, sinust endast, saada sillaehitaja kellelegi teisele, järgmisele jõeületajale. Nende 3 aasta jooksul olete te lisaks erinevate akadeemilistele tulemustele saanud kogemused leida keeruliselt ja kiiresti muutuvas olukorras tee oma eesmärkideni. Need on kriitilised oskused teile ka tulevikuks. Põgusates kokkusaamistes koolis ja väljuastumisvestlustel saime neid pisut nendest vestelda. Aga nüüd, täna, siin ja praegu on teil olemas kõik selleks, et võtta järgmine samm või hüpe ja soovin selleks teile jõudu. Väljaastumisvestlustel väljendasid paljud teist tänulikkust võimaluse eest õppida Paide gümnaasiumis. Nüüd siin tänan mina teid, kõiki, panuse eest Paide gümnaasiumi arengusse, teie aja, kaasamõtlemise, kaasarääkimise, nii julge kriitika kui ka sooja toetuse eest ja kindlasti teie keskelt tulnud pikaajaliste traditsioonide loomise eest. Te olete jätnud meie kooli tükikese iseendast. Tänan, et olete aidanud järgmistele jõeületajatele sildu ehitada. Me hindame seda ja ootame teid tagasi juba vilistlastena. Ma tänan ka teid, head esimese gümnaasiumiaasta õpetajad ja koolijuhid, et olete andnud nende õpetajate eludesse haridusteel oma panuse. Seda rõõmu me täna jagame koos teiega. Head vanemad, head kolleegid, aitäh teile teie hoolivuse, märkamise, toetamise ja vahest lihtsalt olemas olemise eest, mis on aidanud neid noori täna sellesse kohta jõuda. Üksi me nii kaugele ei jõuaks. Kallid noored, siit edasi on võimalik liikuda oma unistuste poole. Ja isegi siis, kui mingisugusel hetkel tundub, et järgmise sammu tegemiseks kusagil seda järgmist kivi ei ole, siis kusagil on ta olemas. Otsige ja teil on see olemas. Tugevaid tiibu ja palju õnne teile. Elagu Paide gümnaasium!
Alustame tunnistuste kätteandmisega. 19. juuni õppenõukogu otsusega number 4 väljastatakse lõputunnistus järgmistele Paide gümnaasiumi õpilastele. Merili Aare, hõbemedaliga ja kiituskirjadega kirjanduses ja liikumisõpetuses lõpetab Roberta Grete Lagu. Täname ka Roberta Greteli vanemaid ja palume nad lavale. Annabel Anton, Heleri Arro, Birgit Arula, Angeelika Berngard, Karmen Juurik, kiituskiri ka inglise keeles. Ahto Jõesalu, kiituskiri ajaloos. Anna-Maria Kellner, Karmen Kerge, Sabine Krais, kiituskiri muusikas ja tänukiri kooli traditsioonide loomise eest ehk koolilaulu loomise eest. Marti Kutsar, kiituskiri liikumisõpetuses. Karl Küün, Jarmo Laanetu, kiituskiri liikumisõpetuses. Laura Lohu, Marol Luhamaa, Gert Kristjan Mass,
Silver Münser. Vanessa Natus, kiituskiri liikumisõpetuses. Kristjan Markus Ott. Helena-Maria Paimets. Reijo Pau, kiituskiri ajaloos. Kaileen Puumets. Brit Päädam. Karl Christopher Raidma, kiituskiri inglise keeles. Karl Markus Reisenbuk, kiituskiri eesti keeles. Ako Russak ja kiituskiri inglise keeles. Hõbemedaliga ja kiituskirjaga saksa keeles, matemaatikas, füüsikas ja ajaloos lõpetab Ivar Salm. Täname ka Ivari vanemaid ja palume nad lavale. Martin Sild, kiituskiri liikumisõpetuses. Hõbemedaliga lõpetab Vanessa Simso. Täname ka Vanessa vanemaid ja palume nad lavale. Anett Siska. Liisi Sulbi. Heleri Suurkivi.
Käti Eikel-Tapp. Laura Teder. Ines Teemas ja kiituskiri ka liikumisõpetuses. Sten-Erik Tuuleviski. Teisi Unt ning kiituskirjad liikumisõpetuses ja kirjanduses. Rauno Uusler, kiituskiri liikumisõpetuses. Mairo Vaaks. Karmen Vaikjärv. Martin Vants ning kiituskiri liikumisõpetuses. Serko Vasli. Miia Laurel Viilup ja tänukiri kooli traditsiooni loomise eest ehk koolitantsu loomise eest. Meelis Välba ning kiituskiri ka ajaloos. Raman Väli. Rait Õlge. Täname ka mentoreid, kes on 2 aasta jooksul meie lõpetajaid toetanud nii nõu kui jõuga. Palume siia Liivi Aare. Ireen Sarapova. Kaidi Aabla. Merike Einma. Ja Margit Udam. Kallid menteed, lapsevanemad ja külalised. Mul on väga suur rõõm tervitada teid teie mentorite poolt.
armsad lõpetajad. Ja ongi gümnaasium läbi. Me saime hakkama, me saime koostöös need kursused kokku loetud, mida oli vaja gümnaasiumi lõpetamiseks. Ja siit küsimus, ja Kaidi aitab mind. Mitu kursust oli vaja gümnaasiumi lõpetamisel? Nii, Kaidi, kes vastas kõige esimesena? Me pärast selgitame selle välja ja on ka väike meene selle eest. Tõesti, gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja koguda 96 kursust. Jah, me lugesime need kursuseid algusest lõpuni, lõpust alguseni. See oli paras pusle, aga me saime need lõpuks kokku ja teil ongi gümnaasium lõpetatud. Tublid olete. Aga see selleks. Ma tahan teile öelda üht teie mentorite poolt. Kuulake oma südame häält. Õppige ametid, mida te saate rõõmuga tööpõllul rakendada. Elage enda elu, tehke vigu ja õppige nendest. Siinkohal tahan ma teile edasi öelda meie armsa õppenõustaja Heidi lause. Elu teeb meile kingitusi, vahel on nad väga inetus pakendis. See lause on mind isiklikult väga palju aidanud ja pannud olukordi ümber hindama. Armsad noored, armastage iseennast ning jätke kõrvale kõik see, mida ootavad teilt teised inimesed. Käige ringi laias maailmas, nagu seda tegi Julia Roberts filmis Söö, palveta, armasta, kus ta alustas Itaaliast ja lõpetas Palisaarel. Leidke endast tasakaal, armastage ning laske ennast armastada. Kallid lapsevanemad, suur töö on tehtud. Meie ees laval on kaunid noored inimesed. Nad on ilusad, nad on targad ja nad on õnnelikud. Lapse õnn on lapsevanemale topeltõnn. Kallid noored, kallid lapsevanemad, hoidke kokku, jagage oma rõõme ja muresid ja kuulake teineteist. Ma soovin teile mentorite poolt imeilusat suve ja olge õnnelikud. Maailm on lahti
Lapsevanemate esindajana tervitab teid nüüd Veiko Natus. Tere! Ma ei tea, kas te olete närvis või mina veits ikka. Lugupeetud koolilõpetajad, õpetajad, austatud lapsevanemad. Lõpetada gümnaasium, see on äge. Tegin seda kunagi sealsamas koolis ka ise. Aastat ei julge mainidagi, aga miskipärast elaksin täna nagu jälle lapsepõlves. Soome ja Saaremaal ei ole saanud ja tualettpaber on kuupkaup. Head lõpetajad, see hetk täna on üks tähtsamaid teie elus. Lendate oma pesadest välja, armas ja turvaline Paide on jäänud väikeseks ja aeg on edasi liikuda. Teid ootab ees suur ja värviline maailm koos lõputute võimalustega. Nautige seda ja küll ma juba teid tean, te oskate nautida. Kuid ärge unustage, jätkatke sellega, mida olete viimased 12 aastat teinud. Õppige veel ja veel ning ehitage endale selle toel tugev ja kindel vundament kogu eluks. Ja uskuge, selle peale on võimalik rajada kõike. On väga tähtis, et saaksite tulevikus valida töö, mis pakub teile rõõmu ja rahulolu. Ja tuleb julgeda unistada suurelt, sest unistusel on meeletu jõud. Uskuge, ei ole olemas midagi, millega te toime ei tule, kui te seate selle endale tõeliseks eesmärgiks. Jah, kahjuks on töötamine hea eluääre tagamiseks hädavajalik, kuid ei tohi unustada, et veelgi olulisemaid väärtusi. Märgake teid ümbritsevad inimesi ja osake nautida hetki, mida elu teile pakub. Ei tohiks kogu ressurssi panustada sellele, et tulevik tooks parema ameti, uhkema auto või suurema maja. Osake hoida tasakaalu kõigi vahel, mida teete. Annan teile teele kaasa ühe mõtte. Iseseisvusse ellu astumine on nagu 4 palliga žongleerimine. Need 4 palli on töö, perekond, tervis ja sõbrad. Alguses soovite, et kõik pallid oleksid kogu aeg võrdselt ringluses, kuid aastatega mõistate, et ei jaksa enam 4 palli korraga õhus hoida. Teadke, kallid noored, tööpall on kummist. Kui te selle kogemata maha pillate, ei juhtu sellega midagi ja see põrkub üles tagasi. Teised pallid, perekond, tervis ja sõbrad on klaasist. Kui te ühe neist maha pillate, on ta paratamatult rikutud, kriimustatud, vigastatud või täiesti katki. Mõelge sellele ja vaadake, et seda ei juhtuks. Austatud õpetajad, suured tänud teile tehtud töö eest. Vaadake neid lõpetajaid, need teadmised, need pilgud ja need emotsioonid. Nendes on teie peegelpilt. Nad on valmis lendama oma unistuste poole ja seda kõike tänu teie suurele panusele. Oleme tänulikud, et viimasel poolaastal andsite endast kõik, et meie lastel saaks gümnaasium edukalt lõpetatud. Ja oleme uhked ka oma laste üle, sest ometigi kord keegi ei unustanud kodutööd koju ega hilinenud kooli. Lugupeetud lapsevanemad, see on nüüd tehtud. Need pisikesed kerberitega jütsid, kelle 12 aastat tagasi 1. septembril koolimaja usaldasime, on sirgunud teadlikeks noorteks, kes astuvad iseseisvasse ellu. Jah, meil on hirm, kas nad saavad ikka meiet hakkama. Kas nad ikka teavad, et külmkappi tuleb midagi panna, selleks, et sealt midagi välja võtta? Või et mustad või valged sokid võiks eraldi pesta? Aga uskuge mind, meie saime ju hakkama ja meie lapsed on ju veel parem versioon meist, siis pole ju kahtluski. Kallid noored, Statistikaameti andmetel kasutada päevas internetti 8 tundi, 23 minutit ja lisaks veel 17 sekundit. Palun leidke selles ajas ka väikene hetk meile, sest ka meil on olemas internet, Facebook, Messenger
ja mõnedel isegi TikTok. Soovin teile jõudu, jaksu ja õigeid valikuid. Hoidke Paide lipp kõrgel ja ärgem unustage Albert Einsteini mõtet. Haridus on see, mis pärast koolis õpitud unustamist järele jääb. Aitäh! Teid on tervitama tulnud Paide gümnaasiumi hoolekogu esimees Kirsika Ilmjärv. Pärast sellist kõnet on väga raske publiku ette tulla. Aga lugupeetud päevakangelased, lugupeetud koolijuht Margo Sootla, Paide gümnaasiumi meeskond, lapsevanemad ja otseülekande jälgijad. Jaan Kross on kirjutanud: ja kõik te asute teele ning avastate uue maailma. Kõik, mõni kõikide, vähese paljude, igaüks eneste jaoks, sest igaüks peab avastama oma maailma. Teie, hea Paide gümnaasiumi teine lend, olete senistest gümnasistidest ilmselt enim tajunud, et mäetipud ongi loodud selleks, et neid vallutada. Täna uute vallutuste lävepakul on hea võimalus teile soovida edu. Valige erialad, millest tõesti huvitute, elukutsed, mis teevad teid õnnelikuks. Uskuge mind, minul täitus tänavu 20 aastat gümnaasiumi lõpetamisest. Ja õnnelikult tööd tehes, see on ülioluline. Pidage meeles, et teie kodumaakond, teie kogukonnad ootavad teid uute omandatud teadmiste ja oskustega suuri tegusi ellu viima. Paide gümnaasiumi hoolekogu nimel tänan kooli meeskonda pühendunud ja suure südamega tehtud töö eest. Palju õnne, Paide gümnaasiumi teine lend! On suur rõõm, et täna on meie seas ka Paide linnapea Priit Värk. Usun, et temalgi on midagi öelda. Auväärsed saalisviibijad, kallid, kaunid ja targad koolilõpetajad. Alustuseks ma alustan kõige lihtsama ja kõige tähtsamaga. Ma soovin teile palju õnne kooli lõpetamise puhul. Ja hoolimata sellest, et iga aasta on sadu ja tuhandeid gümnaasiumi lõpetajaid, siis teie jaoks on täna erakordne hetk. Oma elust 12 aastat, 2/3 elust. See on teekond, mida te lõpetate. Ja teil on põhjust selle üle olla uhked. Võib-olla isegi põhjust natukene suunurgad ülespoole ajada, nii et naeratage. Aga täna, tõenäoliselt eile, homme ja lähipäevil te kuulete hästi palju fraase stiilis, et see on teie hariduste esimene etapp. Terve elu on üks õppimine. Nüüd sul tuleb teha kõige tähtsam otsus. Ja lõpetatakse siis sõnadega tuult tiibadesse. Need kõik on väga olulised ja head nõuanded. Kuid ma ei hakka neid täna uuesti lahti mõtestama, sest tõenäoliselt oskate seda te juba paremini kui mina. Ja teiseks, kui minusugune vana inimene järjekordselt kordaks seda, siis see muutuks juba klišeeks, mis läheb lihtsalt kõrvadest mööda. Aga ma ikkagi mõtestaksin lahti ühe fraasi. See on pisut ebatraditsiooniline lõpuaktuse kohta, aga võib-olla suudate mu mõttega kaasa tulla. On selline fraas või ütlus, et suuri laevu saadabki kajakate kisa. Ja me kõik teame, et laevadel on sadamas kõige turvalisem, aga mitte selleks see pole laevad loodud. Loomulikult pole nad loodud ka selleks, et kuulata kajakate kisa,
kuid kui nad asuvad teele, siis see on paratamatus. Ja selle mõttetera saab tegelikult üle kanda ka teile täna. Sul on ka võimalik elada turvalist elu. Toimetada nõnda, nagu ema käseb, toimetada nõnda, nagu sõbrad arvavad, või nii, kuidas on kõige mugavam. Aga mitte selleks pole sa loodud. Mitte selleks pole sa käinud 12 aastat koolis. Sa oled loodud selleks, et teha midagi erakordset. Ja teie teekond alles algab. Tõsi, ma ei taha praegu kuidagi halvustada keskpärasust. Kaugel sellest. Ühiskonna, Paide linna ja Eesti riigi toimimiseks on see hädavajalik. Kuid samamoodi on hädavajalikud erakordsed inimesed, suured laevad. Head lõpetajad, kui ma püüan nüüd mõistatada, mis toimub hetkel teie südametes ja peades, no, ma tean omast käest, mida tähendab lahkuda koolist. Ma tean omast käest, milline vabaduse tunne valdab. Ma tean seda võimsat tunnet. See on erakordne. Ma soovin teile uuesti palju õnne lõpetamise puhul. Saagu teist meie suured laevad ja ärge heituge kajakate kisast. Aitäh teile! Ja lõpetuseks veel kord ma sooviksin ka tänada üht suurt laeva, mida on saatnud tegelikult 2 aasta jooksul ka paras kajakate kisa, aga ta on triivinud selgelt ja sihikindlalt. See on Paide gümnaasium, nii et ma palun lavale kooli direktorit. Head lõpetajad, teile on saabunud 2 telegrammi ja ma loen need nüüd saabumise järjekorras teile ette. Kallid lõpetajad, osal teist oli au 2 aastat tagasi läbida üks eriala kiirkursus, mille järel võite julgelt öelda, et oskate käes hoida kellut ning teate, kuidas tellisid laduma peab. Teame, et need imelised pudruhommikud on üks osa, mida kindlasti meenutame naerusuil. Enam ei pea te ka üle põldude jooksma, et leida parim peidukas, vaid nüüd teete seda, mida iganes teie hing teha ihkab. Minge kas või üle Aasa või üle Heinamaa, aga ärge unustage üksteist. Küll peagi saabub see aeg, kus te kõik koos ühel ilusal suveõhtul peole lähete. Isegi kui te rändate kaugele, hoidke meeles, et teie kodu ootab teid siin ja siit sai alguse teie seikluste rada. Kõrget lendu, teie brigadirid. Ja see oli ainult osa sellest telegrammist, pikemat versiooni saate lugeda stuudiumist. Ja nüüd teine telegramm. Kaardi peale on kirjutatud päikest päevadesse. Ja sisse nii. Kallid tänased lõpetajad ja endised Sookure lasteaia Pokude ja Liblikate rühma noored. Kõik tallad tatsuvad mullal, igal on oma rada. Igaüks võib minna ja tulla, käimisi olgu või 100. Igaüks vaid korra saab öelda, et tuli ta lapsepõlvest. Tuult tiibadesse ja unistuste täitumist soovivad Heli, Külli, Marge, Lii, Eha ja Emma. Nüüd aga ongi aeg anda sõna tänastele päevakangelastele. Ma kutsun siia teie ette Karl Markus Reisenbuki ja Martti Kutsari.
austatud õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, sõbrad ja tuttavad. 3 aastat gümnaasiumi on lõpule jõudnud. Oleme selle teekonna koos läbinud ja nüüd oleme kõik siia kogunenud, et asjale lõplikult punkt panna ja oma elus uut peatükki alustada. Meie klass ehk Prima 1 on läbi aastate hästi läbi saanud. Gümnaasiumi alguses liitusid meiega mõned uued näod ja võtsime nad sõbralikult vastu. Oleme olnud üks tugev tiim, kes on mitmel korral lasknud käiku oma ühised jõud, et saaksime ikka kõik oma koolitööd ilusti tehtud. Ka meie paralleelklassi Prima 2-ga on suhted head olnud. Puupüsti huulitsaid ei pannud, kuid tegime selle koostöö tublisti. Oleme koos ühiseid ettevõtmisi teinud ja mõlema klassi jõud liites oleme need palju ägedamaks teinud. Saime tehtud revaste ristimise ja klassipulmad, mis õnnestusid väga hästi ja näitasid, et on kõigi jaoks parem, kui klassid omavahel läbi saavad. Ka kontrolltööde tegemisel kuluvad liitlased teisest klassist ära, vähemalt nii kauaks, kuni õpetajad meie skeemitamisel jälile ei saa. Gümnaasiumi aastate jooksul on ka hulganisti väljasõite olnud. Need on olnud toredad, kuid on ka mõningaid seiku olnud. Näiteks siis, kui Saarjärvele minnes buss liiva sisse kinni jäi ja pidime jala edasi liikuma ja siis, kui meie buss Tallinnas katki läks, nii et jõudsime teatris käigult alles vastu hommikut tagasi. Kuid nüüd on neid juhtumeid jällegi tore meenutada ja sellel teekonnal on meid aidanud hulganisti ka kooliõpetajad ja juhtkond. Nad on meid toetanud ja tänu neile oleme saanud gümnaasiumihariduse. Aitäh teile, et meisse uskusite ja me nii suure tahtega õpetasite. Teie panus kajastub kindlasti meie hilisemas elus. Võin julgelt öelda, et meil, selle kooli lõpetajatel, on teistega võrreldes eelis. Tänapäeva maailm on kiiresti muutuv ja muutustega hästi kohanevatel inimestel on rohkem läbilööki. Ja just seda on meie gümnaasiumiaastad ohtralt pakkunud. Oleme 2 suurt tagasilööki üle elanud. Riigigümnaasiumi loomises oli alguses palju segadust ja moraal oli madal, kuid elasime selle üle ja kõik tundus hästi minevat. 12. klass läks nagu linnutiivul ja olime juba proovieksamit tegemas, kui tabas meid järjekordne kriis. Viiruse tõttu olime sunnitud eksamiteks kodus kordama ja see on ilmselt kõige halvim aeg sellise olukorra jaoks. Kuid elasime ka selle üle ja oleme nende kogemuste tõttu teadlikumad ja kogenumad ja oskame tulevikus neid oskusi kindlasti enda kasuks ära kasutada. Pikk töö on lõpule jõudnud. On olnud mitmeid takistusi, kui need ununevad aja jooksul ja jäävad vaid head mälestused sellest ajast. Lõpuks said kõik patud lunastatud, ka minu omad. Seetõttu olemegi täna siin, pikk ja raske teekond selja taga ja nüüd pole midagi muud, kui suunata pilk otseks, selg sirgu ja julgelt elule vastu minna. Aitäh! Tere! Lugupeetud direktor, head õpetajad, lapsevanemad ning kallid koolikaaslased. Rahvatarkus ütleb, olge oma soovidega ettevaatlikud, need võivad täide minna. Soov on tahtmine midagi teha, midagi saavutada. 3 aasta jooksul on meil olnud erinevaid soove ja üks neist läks täna täide. Meie täitunud soovide taga siin ja täna on väga palju inimesi siit saalist. Head klassikaaslased, mis on need asjad, mis on meid kokku toonud? Neid mälestusi on palju. Täna jõuame põgusalt tagasi vaadata vaid mõnele neist. Meil on 3 aasta jooksul olnud palju elamusi ja tegevusi, mille käigus on tekkinud klassisiseseid nalju, olgu nendeks siis ühised äpardused või koolitunnis öeldud pärlid. Meid iseloomustab 3 sõna. Nendeks on ühtehoidvus, aktiivsus ja loovus. Tihtipeale aidati kodutöödes kõigepealt nõrgemaid ja seejärel asuti ise ülesandeid lahendama. Samuti leidub meie hulgas palju andekaid lauljaid, tantsijaid, joonistajaid ja sportlasi. Ma loodan, et võtame koolist kaasa need meile olulised omadused. Aktiivne inimene, kes teisi pidevalt toetab
ja probleemidele loovaid lahendusi leiab, on just see, keda tänapäeva ühiskond vajab. Austatud koolipere, meie, kes me alustasime oma gümnaasiumiteed hoopis teises koolis ning oleme 3 aastaga pidanud kohanema väga erinevate olude ja muutustega, ütleme, et saime sellega üheskoos hakkama. Olime pidevalt muutuste keerises. Näiteks 10. klassis, kui lapsevanem stuudiumisse sisenes, nägi ta tuttavaid numbrilisi hindeid. Aasta hiljem pidi hakkama meenutama ülikooli aegu, mil hindamine käis tähtedega. Ning viimasel aastal saime me kõik lõpuks selgeks protsendi arvutamise. Kuid ma arvan, et me kõik nägime, et ei ole olemas suuri probleeme, vaid on lahendamist vajavad olukorrad. Ameerika humorist Sam Levinson on öelnud, et hullumeelsus on pärilik ning sa saad selle oma lastelt. Kallid lapsevanemad, me oleme teid kindlasti piisavalt hullutanud, aga arvestage sellega, et nüüd alles algavad meie otsingud. Kui seni olime turvaliselt koolipingis, siis edaspidi vajame teie tuge ja heakskiitu oma otsuste langetamisel. Meid kõiki, kooli, lapsevanemaid, lennukaaslasi ja teisi saalis viibijaid ühendab Paide linn. Olenemata sellest, et me kanname riigigümnaasiumi nime, oleme me ikka Paide noored. Oleme pidevalt osa võtnud linnaüritustest ning ettevõtmistest. Oleme aidanud linna korras hoida ning püüdnud ka linnale oma panuse anda. Tunneme end osana Paidest, aga ilmselt ei tule see üllatusena, et väga suur osa meist läheb nüüd ära. Kallid saalisviibjad, täna täitus üks meie soovidest ning see tegi ruumi uutele. Klassikaaslastele ma soovin, et me üksteisele kaugeks ei jääks. Kooliperele ma soovin, et keegi lõpetajaist tuleks siia kooli õpetajana tagasi. Lastevanematele ma soovin, et teil jätkuks veel jaksu meie hullustega kaasas käia ja meid meie teel toetada. Paidele ma soovin, et hoidke ja arendage Paidet ning looge linn, kuhu soovime ka hiljem tagasi tulla. Lõpetuseks annan teile kõigile 10 sekundit, et igaüks saaks välja mõelda ühe soovi. Ja tuletan meelde, mis Voltaire on öelnud, et iga soov on uue mure algus. Aitäh!
suurepärased noored meil siin Paide linnas on. Ei meie õpetajad ega ka noored arvanud, et midagi sellist, mis sel kevadel juhtus, üldse toimuda saaks. Ja ometigi siin me oleme, kurvad, et te lahkute ja rõõmsad, vaadates teie tiivasirutusi. Ja kui hea on olla üle pika aja jälle koos. Meie kaunid, targad neiud ja nutikad nägusad noormehed suunduvad nüüd väikesesse saali õpperühmade pildistamisele ja umbes 15 minuti pärast ootavad nad teie õnnitlusi. Kuna viimastel andmetel õues sajab, siis korraldame õnnitlemise nii, et klass B2 võtab õnnitlusi vastu siis all vestibüülis ja klass B1 siinsamas saali ümber jalutuskoridoris. Sellega ongi aktuse ametlik osa lõppenud. Palju õnne gümnaasiumi lõpetamise puhul!